täna meie jaoks head asjad valmis pandud. Isa, me usaldame sind, et sinu sõna on tõesti see, mis ehitab meid. Isa, anna meile täna ilmutuslikke teadmisi, et me õpiksime sind tundma. Isa, palun, et sa avaksid mulle ka sõna ukse, et rääkida neid asju, mis hetkel on veel salajas, aga mis peavad tulema esile. Et me võiksime õppida sinu tundmises, kasvada, muutuda ja uueneda ja saada tugevaks seespidise inimese poolest. Andrek evrati isestamp oladrita astesele trentöse poa. Mu sõna on sulle ravimiks ja mu sõna on sulle julgustuseks ja juhiseks. Seepärast võta see sõna ja haara sellest kinni, et see võiks sind tõsta, sind tugevaks teha ja sind kindlaks teha. Seepärast sa võid teada, et minu sõna uurides ja minu sõnasse süvenedes sa saad tugevamaks, kindlaks ja tead, kuhu sa oled minemas, tead, mis sa pead tegema. Sa oled küsimas, mis ma peaksin tegema, mis on minu eesmärgid, mis on minu suunad ja mis on need valikud. Minu sõna on sulle juhiseks ja minu vaim on see, kes sind juhatab. Võta aega, et süveneda mu sõnasse, süüvida, lugeda seda ja ehitada ennast tugevaks seespidise inimese poolest. Ja minu vaim oma tunnistuse kaudu juhatab sind õigete valikute, õigete otsuste juurde. Nii nendes kahes asjas käies ja elades sa leiad õige tee, leiad õiged valikud ja sa ei pea olema teadmatuses, sa ei pea olema hirmu all ja sa ei pea olema segaduses. Kiitus Jumalale. Halleluuja. Nüüd me räägin edasi siin teemast vaimu väljavalamine ja tee lahti minuga koos Efesostele kirja 5. peatükk. Ja ma räägin täna kindlasti midagi, mis on mõnes mõttes sulle tuttav või võiks vähemalt sinule Kristlasele tuttav olla. Räägin vaimu täis olemisest. Efesostele 5:15. Paulus siin kirjutab ja ütleb, siis vaadake hästi, kuidas te elate. Mitte kui rumalad, vaid kui targad. Kas sina tahad olla tark? Ma usun, et sa tahad. Siis ta ütleb, mida siis teha. Pidades aega kalliks, sest päevad on kurjad. Mõned tõlked ütlevad ka seda, et nagu öeldakse, arvestades ja väärtustades iga hetke, mis su elus on. Ja siis ta ütleb, seepärast ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on issanda tahtmine. Ma olen aeg-ajalt, tegelikult see on üks küsimus isegi, mis meil on interneti piiblikoolis, mis me esitame inimestele, kui nad täidavad selle ankeedi ära, tahavad piiblikooli õppida asuda, siis küsin, et mis on Jumala tahe sinu jaoks või sinu elu jaoks, üldisemas plaanis. Ja ma ei ütle alati, aga siiski, ma ei tea, kas päris igal aastal, aga vaete vahel, ikka keegi vastab sellele küsimusele, ei, ega mina ei tea, see on ju nii saladuslik ja see on nii aimamatu, umbes sarnasel viisil. Nüüd, see on tegelikult üks vale, mida väga paljud kristlased on jäänud uskuma, et nemad ei või teada, mis on Jumala tahe nende elu jaoks. See on midagi saladuslikku ja kui midagi nagu sünnib või kui midagi nagu juhtub, no eks see siis vist oligi Jumala tahe. Ja kahjuks vaete vahel inimesed ütlevad, et siis kui eriti või midagi negatiivset või midagi halba sünnib nende elus, no eks see vist oli Jumala tahe. Või umbes süükse tasemel, kus ma tean, vaete vahel inimesed, kes ei ole Jumala vaimu juhtimisega võib-olla väga kodus olnud, on vahest niimoodi teinud, et Jumal, kui sa tahad, et ma näiteks inimene mõtlemas, kas ta peaks näiteks sellesse kooli õppima minema ja taolist. Jumal, kui sa tahad, ma sellesse kooli õppima lähen, siis tee niimoodi, et minu majast sõidaks varsti esimese tunni aja jooksul 3 autot mööda. Ja siis ta vaatab hoolega seal tee ääres ja ootab Jumala vastust. Nüüd esiteks ma küsiksin, näita mulle kirja kohta, mis sükest asja üldse õpetab, et sedasi juhitud olla Jumala vaimust. Jumal ei juhi sind punaste autode kaudu. Ta ütleb, et see sama vaim, kes on sinu sees, ehk siis püha vaim tunnistab ühes sinu vaimuga. Ja ta juhib sind ka oma sõna kaudu muidugi. Meil on olemas teatud üldprintsiibid, mis ta annab ette, aga kui see puudutab spetsiifilisi valikuid ja otsuseid, sa tunned oma südames rahu nendes asjades, mis on õige ja rahutust nende asjade suhtes, mis ei ole vale. Või mis on valet, tähendab. Nüüd, kui sa oled, nagu öeldakse, vaete vahel, sul tuleb hakata isegi teatud suunas liikuma ja kui sa liikuma hakates ei tunne oma südames rahu, siis nagu öeldakse peatu. Vaete vahel on küsimus, kas see on õige aeg, vahel on ka küsimus, kas see on üldse õige asi, mida sa teed. Ära lihtsalt mine nagu pea ja sisse. Aga lähme tagasi. Ta ütleb siin, et me peaksime teadma, et me võiksime mõista, mis on issanda tahtmine. Amen.
Jumal ei taha sind jätta teadmatusse ja tahab, et sina võiksid teada, mis on Jumala tahe sinu elu jaoks. See on see, millises hoiakus sa võid minna ka palves tema ette. See on see sama suhtumine, mis sinul võib olla ka, kui sa üldse oled otsimas seda, mis on Jumala tahe sinu elu jaoks. Ja nüüd ta ütleb järgmise asi, 18. salm. Nüüd pane tähele, see on sellesse konteksti just pandud, mis on Jumala tahe sinu jaoks. Ja siis ta ütleb selle juures, ärge joovastuge viinast, kust tuleb õnnetu elu. Nüüd suuremal osal kristlastel on see hästi selge. No mõni, kes võib-olla ei ole väga selge, selles mõttes tema siis võib-olla kuskil veel joob ennast purju. Aga nüüd üks asi, mis me peame selle juures mõistma, ma tsiteerin sulle siia laiendatud tõlget, kuidas see tõlgib selle 18. salmi, ta ütleb niimoodi. Ja järge jooge ennast purju veinist, sest see on ohjeldamatu elu. Nüüd, millest ta räägib? Seesama õnnetu elu, ütleb ta meie vanemas tõlkes, ohjeldamatu. Kui sa vaatad piiblis, siis üks asi, mis on Jumala jaoks väga oluline, on see, seda nimetaksime siis enese talitsemiseks. Mida piibel mõistab hukka? Näiteks mõningates asjades, ütleme, mis puudutab seda enese talitsemise teemat. Näiteks liigsöömist. Nüüd piibel ei ütle, et sa ei tohi süüa. On ju? Sul ei ole sükest kirja kohta. Meil on päris palju asju, mida piibel isegi toidu mõttes nagu positiivselt räägib ja heaks kiidab. Vahetevahel mõned inimesed, kes igasugus toitlustamisnõustajad on, siis tahavad sulle isegi need ära keelata. Neid on piiblis päris palju asju, mis on mõistlikus koguses head. Liig on see, mis on halb. Nüüd see on jumalik mõtlemine, aga sa märkad, siit ka paistab just seesama välja, seesama just sökene, inimene ei oska ennast talitseda, ta ei oska ennast õiges vormis või mõõdupuus hoida. Ja see on see, mis tegelikult ongi see õnnetu elu, mis toob inimestele. See tähendab seda, et ta kogu aeg läheb igasugustes asjades üle piiride. Ja see on see, mille juhtes Jumala sõna hoiatab. Aga nüüd kas sa märkad, mis ta järgmisena ütleb? Ärge joovastuge siis viinast või veinist. Ja siis ta ütleb, vaid saage täis vaimu. Nüüd, miks inimesed joovad ennast purju? Sa ei pea kõvasti vastama, sa võid mõelda kaasa. Nüüd, ma arvan, et kunagi sinu elus, kui ma loodan, et see oli ikkagi mitte kristlasena, võib-olla oli mõni hetk või situatsioon, kus sa tõesti olid purjus. Ja võib-olla mõne inimesel ei ole seda ka olnud isegi, kiitus Jumala selle eest. Ja mõne inimese jaoks on olnud. Nüüd, mida inimesed ütlevad? Nad matavad oma muresid, mida nad veel teevad? Siis nad maandavad stressi, midagi erinevaid asju. Ja mis see on tegelikult? Inimesed, nagu öeldakse, üritavad täita tegelikult tühimikku ja leida, ütleme ka loomulikele probleemidele lahendusi. Nüüd, kui see inimene, tal on tohutud mured ja tal on tohutu stress ja ta saab siis oma selle pudelis jätta ja joob seda nii, et selles mõttes, et ikkagi ei ole enam päris adekvaatne, siis kui ta järgmisel hommikul üles ärkab ja ta pea valutab, kas tema mured kadusid ära? Mis sa arvad? Sa ei pea 10 korda analüüsima. Kas tema stressiallikas kadus ära? Ei kadunud. Nüüd ta järelikult ta otsib lahendusi valest kohast ja valel viisil. Nüüd üks asi, mis me peame aru saama, ta ütleb, et ärge jooge ennast purju. Ja ütleb, vaid saage täis vaimu. Nüüd, miks ta võrdleb seda tegelikult, kui sa isegi vaatad, siin on lausa võrdpilt purju joomisega ja püha vaimu täis saamisega. Mõni ütleb, et oi, see ei sobi päris niimoodi. Kui sa vaatad, miks ta toob kaks tükki kõrvuti? Sellepärast, et siin on olemas inimestel üks tõmme kogeda seda, kuidas me nimetame, purjus olemist põhimõtteliselt. Või vahel, ütleme inimesed, kes on ka nii-öelda narkootikumide sõltuvuse saest olnud, siis ka see nagu pilves olemist. Inimesed tahavad tegelikult olla selles kohas, kus nad nagu öeldakse, lihtsalt meeled ei ole need, mis kõiki asju kontrollivad kogu aeg. Nende ihu ei ole see, kes asju kontrollib, vaid nagu öeldakse, nad on nii-öelda ühes imelikus situatsioonis või positsioonis. Nüüd, Jumalal on midagi paremat pakkuda selle asemel, kui olla pilves narkootikumidest või olla purjus alkoholist. Tal on midagi pakkuda selle asemel ja ta ütleb, et saage täis vaimu. Nüüd, kui sa märkad seda
Ta ütleb seda Efesuse kogudusele siis selles täpses kontekstis. Jäta korra siia järg vahele ja lähme Apostlite tegude 19. peatükki. Ütleb, kui Apollos oli Korintoses, sündis, et Paulus läks läbi üla maakonnad ja tuli Efesosse. Kas pole huvitav? Ning leidis sealt jüngreid. Ja ta küsis neilt, kas te saite püha vaimu, kui saite usklikuks? Nüüd, kas sa märkasid, kuidas ma lugesin seda? Et eesti keeles on võimalik ühte samu sõnu lugeda natuke nagu erineval viisil. Ja see oli põhjusega. Selles mõttes, et see on korrektne viis seda lugeda. Siin ei ole kirjutatud, kas te saite püha vaimu, vaid siin on kirjutatud, kas te saite püha vaimu. Miks pärast? Sellepärast, et kui sa saad kristlaseks ja sünnid uuesti, siis sa saad püha vaimu. Ta tuleb sinu südamesse elama. Aga millest ta räägib? Ta räägib püha vaimuga täitumise kogemust ehk kas te saite püha vaimu ehk siis püha vaimuga täidetud, püha vaimuga nii-öelda joodetud, isegi võiks kasutada väljendit. Ja ta küsib selle enda käest, kui te saite usklikuks, kas sa märkasid? Tal ei ole vaja seda kontrollida, kas nad said püha vaimu, kui nad said usklikuks. Püha vaim tuli nende südamesse. Amen. Aga kas sa said püha vaimu ristitud, ütleb siin, sest see näeme kontekstis, mis siin juhtuma hakkab. Ja nemad ütlesid talle, me ei olegi kuulnud, kas püha vaim on. Ja tema ütles, mis ristimisega te olete ristitud? Nad vastasid Johannese ristimisega. Paulus ütles, Johannes ristis meeleparandus ristimisega, öeldes rahvale, et nad usuksid temasse, kes pärast teda tuleb. See on Jeesusesse. Kui nad seda kuulsid, lassid endid ristida issanda Jeesuse nimesse ja kui Paulus pani oma käed nende peale, tuli püha vaim nende peale ja nad rääkisid võõraid keeli ja ennustasid või siis profeteerisid. Neid oli üldse ligi 12 meest. Nii, nüüd kui sa vaatad siin, nüüd see grupp, mida nad tegelikult nad seavad nende õpetuse korda natukene, ütleme nii-öelda teoloogia sätivad korda, selles mõttes, et nad oleksid ikkagi uue lepingu ristimisega ristitud, et nad ei oleks nagu oleks otsaga, sama aru Johannes ristimine on üldse, mis jääb sinna vahe peale tegelikult. Aga et nad oleksid nii-öelda uue lepingu ristimisega ristitud ja siis, kui see on toimunud, kui nad on teinud otsuse järgida Jeesus, kui nad on teinud otsuse, siis mis järgmine asi on kohe, et nad saaksid püha vaimuga ristitud, püha vaimuga täidetud. Nüüd, kellest oli juttu? Efesose kogudusest. Need olid kõige esimesed neist. Ja nüüd nendele ta kirjutab uuesti Paulus ühe kirja ja ütleb neile, ärge joovastuge viinast, vaid saage täis vaimu. Mis asja? Nad said ju korra täis vaimu, hakkasid võõrad keeliga rääkima. Jumalal on, nagu öeldakse, üks esimene täitumine püha vaimuga. Aga ta tahab, et sul võiks olla üks pidev, järjepidev ja korduv püha vaimu täis saamine. Tegelikult isegi see algteksti sõna, mis siin kasutatud on, kui ma lähen, kui tahad minna koos minuga tagasi Efesuse kirja veel, kus ma ennem olin, 5. peatüki, see sama algteksti sõna, mis ta ütleb, et saage täis vaimu. Seda võib ka tõlkida ka, olge pidevalt täitumas. Ja minust laindud tõlge isegi annab siin ühe väikse nüansi selle asja juures, vaid olge alati täidetud ja ergutatud püha vaimuga. Olge täidetud. Järelikult, kui ta ütleb, et saage täis vaimu, siis järelikult nad ei olnud kogu aeg täis vaimu, kuigi et nad olid püha vaimu ristitud. Vahest mõni inimesed ütlevad, mina olen ka püha vaimu ristitud. See on hea, aga kas sa oled täis vaimu? Need on kaks eri asja. Sa võid olla püha vaimuga ristitud, aga sa ei pruugi olla täis vaimu. Mõni küsib, et kas sükka asi on ka võimalik. Vaatame korra ja lähme Apostlite, kus me nüüd läheme minema. Ma tean küll, kus see on. See on 6. peatükk minu meelest. Jah. Apostlite 6. peatükk ja 3. salm. Nüüd siin oli üks situatsioon, kus tekkis koguduses üks loomulik vajadus. Leskedel oli vaja süüa, jagada
Nüüd oli vaja inimesed panna ametisse, kes sellega tööga hakkaksid tegelema. Ja nüüd me näeme siis apostlid, kes olid seda kogudust siis juhtimas, andsid ülesanne sellele rahvagrupile. Ja me näeme, kuna oli tegemist loomuliku ülesandega, siis nad andsid selle vabaduse ka inimestel teha teatud valikuid, aga nad andsid kvalifikatsiooni, milliseid inimesi nad peaks sellesse ametisse panema. Ja mis see kvalifikatsioon on? Vaata, mis ta ütleb nüüd. Sellepärast, vennad, vaadake endi seast 7 meest, kellel on hea tunnistus ja kes on täis vaimu ja tarkust, kelle me seaksime sellesse ametisse, ehk siis toidujagajateks. Ta annab kvalifikatsiooni ja ütleb, et valige välja need inimesed. Ja mis oli nendest üks kvalifikatsioonidest, et nad oleksid täis vaimu. Järelikult, kuna seal, nagu oleks see nimekiri, mis seal hiljem tuleb, ei ole väga tohutu pikk, aga kogudus oli ikkagi arvestatavalt suur juba seal. Järelikult kõik ei olnud täis vaimu. See ongi sama mõte. Sul on võimalik olla täis vaimu ja sul on võimalik ka mitte olla täis vaimu. Amen. Siis küsisid, no aga millest see sõltub? Me lähme Efesuse kirja tagasi, seal räägitakse ka sellest, kuidas seda saada. Aga see räägib just sellest samast elemendist, sul on võimalik olla täis vaimu ja võimalik ka mitte olla täis vaimu. Ja siin nad panid kvalifikatsiooni, et need, kes on täis vaimu, need sobiksid sellesse ülesandesse. Nüüd nad hakkavad tegutsema selles ametis ja siis vaata, mis lähme 4. salmi ilusti siit samast Apostli 6. Meiega tahame pidevalt olla palvetamises ja sõnateenistuses. See kõne oli kogu rahva hulga meelt mööda ja nad valisid Stefanuse mehe täis usku ja püha vaimu. Kas sa märkad? Täis püha vaimu. Ja Filippuse ja Prokorose ja Nikanori ja Tiimoni ja Parmena ja Nikolause juudi usku pöördunud Antiohlase. Ja nüüd vaatasid semast nõksu edasi, 8. salmis öeldakse Stefanuse kohta. Aga Stefanus täis armu ja väge tegi imetegusid ja suurust tähti rahva seas. Nüüd lähme tagasi korra selle asja juurde. Nendel oli vaja toidujagajaid ja nad valisid nende inimeste seas siis inimesed, kes olid täis tarkust ja püha vaimu, inimesed, kes siis hakkaksid toitu jagama, tegelema praktilise tööga. Siin ei ole otseselt räägitud, nad tegeleksid vaimuliku tööga. Ja nüüd ta ütleb Stefanuse kohta, kelle kohta meil ei ole piiblis ühtegi sõnakestki öeldud, et ta oleks olnud jutlustaja, et ta oleks olnud, ma ei tea, pastor või evangelist või midagi taolist. Meil pole ühtegi sõna tema kohta öeldud. Meil on nii palju öeldud, et ta oli toidujagaja. Ma tean, mõned vahest ütlevad diakonid, aga sellel diakoni sõnal on tegelikult tänapäeval vaete vahele antud liiga kõrge lennuline värving. Selles, et piiblis see oli tegelikult inimesed, kes tegid praktilisi ülesandeid täitsid. Nüüd aga tal ei olnud, nagu öeldakse, vaimulikku ülesannet kui sellist antud otseselt. Tal oli praktiline ülesanne. Ja nüüd tema kohta öeldakse, tema oli täis armu ja väge ja tegi imetegusid ja suuri tunnustähti rahva seas. Ütle minuga koos, suuri. Vahest inimesed mõtlevad seda, okei, no need jutlustajad ja pastorid, no nende kaudu toimuvad need imed ja keegi saab terveks ja nende kaudu tuleb prohvetlik sõna ja nende kaudu tulevad võib-olla võõrastes keeltes sõnum ja tõlgitsus selle juurde ja selle kaudu võib-olla toimub, see ütleb võib-olla usu läbi midagi üleloomulikult välja ja usu and tegutseb tema kaudu. Ja võib-olla mõne kaudu lausa toimib imetegude and, et inimesed näiteks kõnnivad võib-olla vee peal või midagi taolist. Sellised asjad on reaalselt toimunud. Aga kas sa märkad, kes tegi suuri tunnustähti ja imesid? Stefanus, kes oli abiline ja kes oli täis mida? Vaimu. Kes oli täis vaimu. Kes oli täis vaimu. Järelikult, Jumal ei tee vahet isikute vahel. Jumal tahab ka sind täita oma vaimuga ja tahab, et ka sinu kaudu võiksid toimuda suured tunnustähed ja imed. Amen. Ükskõik, mis ametis sa oled. Siin ei ole piire. See on liiga, nagu öeldakse, raamistatud ära vahete vahel see, et nagu öeldakse, tema on jutlustaja, tema on pastor, tema on selles ametis ja tema kaudu tegutsevad need annid ja teised annid. Stefanost tegutses ja voolas nendes samades andides, olles
täiesti nii-öelda nimetame siis, nagu öeldakse, tavaline koguduse liige, mis tegi teda ebatavaliseks, see, et ta oli täis vaimu. See, et ta oli täis vaimu. See, et ta oli täis vaimu. Täis vaimu. Amen. Nüüd, kas piibel rõhutab seda vaimu täis olemist? Vaatame natukene täna ja lähme tagasi, mõnes mõttes ta on aposttegudes tagasi selles mõttes. Apostlite esimesse peatükki. 1:4. Nüüd Jeesus on siin, Jeesuse kohta tähendab räägitakse. Ütleb, ja kui ta nendega koos oli, siis oma jüngritega, keelas ta neid Jeruusalemmast ära minemast. Käskis aga oodata isa tõotust, mis teie ütles temale, olete kuulnud minult. Sest Johannes ristis veega, aga teid peab ristitama püha vaimuga mitte kaua pärast neid päevi. Meil meeldib alati öelda seda ja paljud sealt olete kuulnud. Jeesus andis meile ka ühe käsu. Ta andis meile armastuse käsu. Sul on õigus. Amen. Kas sa märkad, siin on ka selline sõna nagu käskis sees. Vahetevahel inimesed peavad seda karismaatiliste ja nelipühilike koguduste, mõni nimetab seda kiiksuks või ülerõhutamiseks või millegi selliseks, mis ei ole piiblis nii tähtis, aga nemad, kuna nad on need nelipühilised või nemad on need karismaatikud, nemad rõhutavad seda hästi palju. Mida ütles Jeesus? Mida ütles Jeesus? Ta ütles nendele, mida esiteks? Et ta keelas, mitte ei soovitanud, mitte ei öelnud, et kui teil aega on, kui teile sobib, kui teil nii-öelda mõni vaba õhtu on, et ei, ta keelas. Jeesus kasutab väga jõulist ja konkreetset kõnepruuki. Millega seoses? Tegelikult, kui sa vaatad kaugemalt pühavaimuga täitumise, pühavaimuga ristimise seoses. Amen. Ja siin ta ütleb niimoodi, siis mul on uuesti, ta keelas neid Jeruusalemmast ära minemast ja käskis aga oodata isa tõotust, mis teie ütles, tema olete kuulnud minult, sest Johannes ristis veega, aga teid peab ristitama püha vaimuga mitte kaua pärast neid päevi. Nii et ta annab neile käsu ja keelu ja ütleb väga konkreetselt, nad peavad minema Jeruusalemma ja ootama seal, kui nad saavad ehitud väega kõrgest. Mitte ennem kuhugi minna ei saa. Samas neil oli antud ülesanne, minge kõike maailma kuulutage evangeeliumi kõigile loodule. Me nimetame seda vahest missioni käsuks. Enne sellele eesnes üks teine käsk, mida väga paljud kristlased on ära unustanud ja sellele mitte tähelepanu pööranud. See on see, et nad peavad saama ehitud väega kõrgest. Pühavaimuga ristimine ei ole ainult võõrad keeled. Seesama, et ma räägin lihtsalt selles üleloomulikus keeles, vaid see on vägi, mis tuleb sinu ellu. See on reaalne vägi, see on seesama vägi, miks pärast Stefanos tegi suuri tunnustähti ja imesid. Miks need toimusid tema kaudu, kui ta oli täis püha vaimu? Ja miks teine väljend tema kohta oli öeldud, ta oli täis väge. Amen. Kui sa oled täis püha vaimu, siis sa oled ka täis väge. Ja selles on potentsiaal, et sa võiksid teha suuri tunnustähti ja imesid. Amen. Apostlite 1:8 siit samast naksu edasi. Jeesus ütleb, aga te saate püha vaimu väe, kes tuleb teie peale ja peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kõigel Juuda ja Samaaria maal ja maailma otsani. Mõned tõlked tõlgivad selle, peate olema minu tunnistajad, te peate olema minu tunnistus. Mis tähendab? Tähendab seda, et nende elu, nende sõnad ja nende kogu käitumine peaks näitama Jeesust. Tunnistamine on see, et sa annad millekski tunnistust, et see on reaalne, see on tõde, see on ehtne ja meie teod ja meie elu ja peaks rääkima Jeesusest. Seal on kaks külge. Üks asi, mis kohe paljudel kristlastele meelde tuleb, see on kindlasti ime, tervenemised, asjad, see on ka.
Aga Jeesusel oli ka teine osa elust. See oli see, et esiteks Jumala sõna oli tema jaoks üks väga oluline prioriteet. Aga ta elas ka püha ja laitmatu elu. Ja ta andis sellega eeskuju. Ja vahetevahel isegi mõned jutlustajad vahest on mõelnud seda, et ma peaksin saama rohkem väes liikuda ja väes jutlustada ja väes teha ja vägi ja mis iganes asjad. Ja see on üks osa piiblist. Aga kui sinu enda isiklik elu on ligadi-logadi, kui asjad on korrast ära, sinu enda suhted on paigast ära, sa oled konfliktides, igastes asjades, siis see kõik võib kukkuda mingil hetkel kokku ja see vägi jääb ära. Need imed jäävad ära. Amen? Ja on olnud isegi mitmeid teenistusi, mis on lõpetanud oma tegevuse ja selles mõttes krahiga kokku kukkunud just sellepärast, et nende elu ei ole saanud ehitatud tugevaks. Amen? Ja üks teine asi veel, mis sa kõrval paneme. Kui sinu ihu füüsiliselt ei pea vastu, siis see jutlus jääb jutlustamata ja see ime jääb tegemata. See sama füüsiline ihu on sulle vajalik selleks, et siin maa peal elada. Ahah, me pole seda mõelnud võib-olla väga palju. Vahest mõtleme, vaimulikke asju on vaja teha, palvetada on vaja teha ja piiblit on vaja uurida. Ja on küll vaja. Aga kui sinu füüsiline ihu on haige, probleemides, igasugustes jamades, sa ei tee eriti Jumala riigi tööd. Sa oled väga tõsiselt takistatud. Ja sellepärast üks huvitav asi, mida Kenneth Hageningi kohta on öeldud, isegi tema käest küsiti mingis natukeseks väiksemas grupi kontekstis või midagi taolist. Mis on see üks asi, kui sa saaksid valida, mis sa jutlustajana teeksid teistmoodi, kui sa saaksid oma elust selle asja teistmoodi teha? Mis sa teeksid uuesti seda, mis Jumal on kutsunud sul teha, aga sa teeksid teistmoodi. Tooksid ühe muudatuse, väga kapitaalselt sisse kohe teistmoodi teeksid asju. Ja ütles seda, et põhimõtteliselt seda, et ma hoolitseksin oma ihu eest palju rohkem. Mis sa selle all mõtleb? See võib tähendada normaalselt selle järgimist, mida sa sööd, see võib tähendada väga paljus ka muid asju, seda, et sa käid ka tarkuses, et sa käid tervises, et sa käid väga paljudel asjadesse. Me peame nendel asjadel orienteerima. Mõned mõtlevad, ihu ei ole midagi väärt, ihu pole tähtis. On küll. Kui ta kokku kukub, siis sinu jutlus jääb pidamata. Amen. Kui ta kokku kukub, siis imed jäävad tegemata. Sul on vaja seda füüsilist ihu nii kaua, kui sa siin maa peal kavatsed elada. Amen. Okei, lähme tagasi. Nüüd te saate püha vaimu väe ja peate olema minu tunnistajad. Jeesus oli ka, tema kaudu toimusid imed, tunnustähed. Amen. Ja ta ütles, et ka nemad peavad seda tegema. Nüüd lähme edasi ja lähme Apostlitegude 2. peatüki 1. salmi. Kirjakoht, mis ma olen selle teemaga seoses siin juba päris palju kordi lugenud, aga loeme uuesti. Kui 4 päev kätte tuli, olid kõik ühes paigas koos ja taevast sündis äkitselt kohin ja otse kui oleks kange tuul puhunud ja täitis kõik koja, kus nad istusid. Kas sa märkad, on seal ühes paigas koos, nad on ühes koos seal Jumala ees selles mõttes ootamas, sest see oli see, mis oli kästud neil. Ja nüüd äkitselt juhtus midagi. Üks asi, mis sul tasub meeles pidada, sa võid märgata seda, Apostlitegudes on seda ka mõnedes kohtades ja meil on teisi viiteid veel isegi. Jumalale meeldib süke asi nagu äkitselt. Aga mis kohas see juhtub see äkitselt? Seal, kus on ootus. Seal, kus on igatsus. Seal, kus on janu. Seal, kus on soov, et see Jumal võiks tegutseda. Ja seal toimuvad asjad äkitselt. Ja siis ütleb, neile ilmus nagu lõhestatud tulekeeli ja need langesid üksikult iga ühe peale nende seast ja nad kõik said täis püha vaimu ja hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu vaim neile andis rääkida. Nüüd me näeme siin ühte huvitavat asja. Nüüd me teame seda, et tegelikult see oli koguduse sünd. Üleüldse nagu Kristuse ihu kui sellise ja ütleme ka kohaliku koguduse mõnes mõttes sünd. See, et Jumal lõi kohaliku koguduse. Seal on grupp inimesi koos, nad on päästetud, nad on uuesti sündinud, nad usuvad Jeesusesse ja nüüd valatakse püha vaim nende peale välja.
Ja me näeme, see on üks osa ja üks normaalne lahutamatu osa koguduse elust on see, et see kogudus saab täis püha vaimu. Ja need inimesed on täis püha vaimu. Sest ta ütleb, ja kõik said täis püha vaimu. Mitte ainult mõningad, vaid kõik. Nüüd me näeme siin, et kui nad saavad täis püha vaimu, nad hakkavad rääkima võõraid keeli ja hiljem me näeme, kui nad tulevad välja, praegu ei hakka kogu teksti lugema, siis neid süüdistatakse isegi purjus olemises. Järelikult ka nende käitumine oli natuke eriskummaline. Järelikult nende jalad alates ei kandnud. Kui sa näed mõnda purjus inimest, siis ta ei ole päris adekvaatselt oma ihu kontrollimas, ta kõigub, ta kas võib-olla on väga lärmakas, ta on võib-olla väga häälekas, ta on väga erinevaid asju, mis võib juhtuda, aga ta ei ole nii-öelda päris adekvaatselt oma ihu üle kontrollimas. Ja selles neid süüdistati tegelikult. Ja nad ei saanud teda lihtsalt sellepärast selles süüdistada, et nad keeltes räägivad. Ma arvan, et kui mina sul räägiksin siin näiteks prantsuse keelt, ma küll ei oska seda, mõni üksiku sõna võib-olla isegi oskan. Aga kunagi olen natukene õppinud. Aga nüüd sellegi poolest, kui ma sellega hakkama saaksin, siis sa ei süüdistaks mind, et ma olen purjus. On ju? Sa ütleks, et sa oled ka midagi väga suurejoonelist õppinud. Ja see oleks kõik, aga neid süüdistati purjus olemises. Miks pärast, sest et kui püha vaim oli neid täitnud, siis see oli ka väljapoole näha. Nüüd see kõik ainult ei olnud mitte see väline kogemus, mis nad said. Ja Jumalal ei ole kade selles mõttes ka nende kogemuste suhtes, aga me ei tohi olla nagu ühed väiksed lapsed, kellele meeldib nagu öeldakse kogu aeg kogeda midagi. Ja et ma nagu öeldakse, tulen kogudusse, tulen koosolekule ja ma kogen midagi. Ma tundsin Jumala väge, ma värisesin, ma kukkusin, ma vappusin. Nüüd, ja mingis perioodis Jumal pakub sulle sükst asju. Sest ma ise tean, kui ma vaatan ise tagasi 90-ndatesse, nüüd see ei ole mitte sellepärast räägitud, et heietada mingisugused minevikke välestusi, vaid lihtsalt see on, mismoodi Jumal minuga on tegutsenud. Kui ma Tomata piiblikoolis õppisin, siis meil oli ka üks periood, kus Jumala vaim seal piiblikooli perioodis väga pidevalt, järjepidevalt välja valatud. Kus Jumala vaim kastis meid üle, meil oli põhimõtteliselt niimoodi, kui oli Mark Brasi oli kõnelemas seal piiblikoolis, tema oli piiblikooli algatanud ja Jumala võidmine oli tema üle sageli just ka teenida sellisel viisil, kus Jumala vaim täitis ja tabas inimesi ja põhimõtteliselt see oli niimoodi, et meil oli vist nädal aega olid need nagu piiblikooli koos, täpsemalt siis esmaspäevast neljapäevani küll, mitte päris nädalat. Ja nad olid plaanitud 4 tundi päevas, hommikul nad kuskil hakkasid peale, ma mäletagi, võib-olla oli kuskil 8 või mäletagi enam, võib-olla natuke hiljem, mis iganes. Kuskil ta hakkas peale ja siis sealt niimoodi järjest 4 tundi, see vist oli mingisugune paus ka sees, aga temaga, kui tema jagamas oli, siis see rütt läks täiesti sassi ja põhimõtteliselt see nägi niimoodi välja, et esimese tunni umbes õpetad natuke Jumala sõnast ja tavaliselt selle viimase tunni lõpus ta astus kellegi esimeses reas oleva inimese juurde ja pani tema peale lihtsalt käe Jumala vaimu õhutusel. Ja juhtus see, et tema lihtsalt, see inimene kukkus püha vaimu väes lihtsalt siit tooli pealt maha ja pärast seda, nagu öeldakse, oli 3 tundi püha vaimu väljavalamist. Kõik need kogu koosolek, ta pani käsi inimestele peale, inimesed tantsisid vaimus, hõiskasid vaimus, jooksid vaimus, pöörlesid vaimus, ma ei oska veel öelda, mina veel kleepusin ühele inimesele ühes situatsioonis külge kinni, selles mõttes, et pool tundi olin ühe inimesega kõrvuti olles, temast külge pidi kinni. Nüüd, miks Jumal niisugused asju teeb? Igaks juhuks ütlen seda, et see on piiblis sarnane kogemus olemas ka meil isegi, kus inimesed jäid ka, nagu öeldakse, ühte asendisse Jumala püha vaimu poolt hoituna kinni mingiks ajaks. Nüüd, ja kogu selle asja sees olles, mis oli, Jumal täitis meid oma vaimuga. Ja sellega oli kaasas teatud innukus, põnevus ja janu. Üks oli seesama, aga seesama ka, et asjad hakkasid ka toimuma. Just seesama teatud teadmised, ütleme tunnetus ja selgus, miks Jumal seda teeb. Ma teadsin seda, et ka Jumal paneb midagi meie sisse varustust, mida meil on homme ja ülehomme ja tulevikus või isegi aastate, isegi arvatavasti mõnes mõttes ka isegi aastakümnete pärast vaja. Ja see on seesama asi, et meil peab aru saamist, et Jumal meid kastab sellisel kombel. Ta paneb sageli sinu sisse teatud varustuse, mida sa nagu öeldakse vajad tuleviku jaoks. Ja inimesed muudetakse sageli Jumala ligiolus just sellistel aegadel, kui Jumala vaim neid täidab. See ei ole ainult lihtsalt üks kogemus, see ei ole ainult üks vaimne kogemus, vaid see on teatud pagas, mis pannakse sinusse.
Ja ma tean, tollest ajast see sama Jumala vaim kindlasti, kes on täna ka, aga Jumala vaim andis mulle ka südamesse just, et ta pani ka minu sisse teatud olulisi elemente. Ja vaate vahel seal, nagu öeldakse, positiivse huumoriga nimetati mind ka svammiks. See oli seesama, et kui Jumala vaim langes, siis nagu öeldakse, ma istusingi esimeses reas, siis nagu öeldakse, minu hoiak oli see, et ma tahan ammutada alati maksimaalse. Ja juhtus see osalt planeerimatult, ma usun, et enamuses ikkagi planeerimatult, et sageli ma lõpetasin kuskil seal põrandal maas pühavaimu väe all ja lebasin seal või vahest isegi tundide viis, erinevaid asju võis juhtuda ja nagu öeldakse, mind ei huvitanud ja ma ei olnud sellest häiritud. Ja mida Jumal sai teha, see käivitas teatud vaimuandide pagasid. Samasse perioodi jäi see, kus Jumala vaim hakkas ka minu kaudu liikuma just ka keeltes ja keelte tõlgitsemise kaudu. Sama just, mis juhtub, sageli on ka vaimuannid, mis Jumal tahab sinu kaudu esile tuua, et saavad sellises kontekstis sageli üles õhutatud. Ja vahest inimesed ütlevad, miks mina ei ole liikunud kunagi prohvetlikus kõnes. See on seesama, mis Jumal tahab sind kasta oma püha vaimu liigiholusse, sest et just ka Kenneth Hagin on seda ütelnud, et mida rohkem ma palvetan võõrastes keeltes, seda rohkem ka erinevaid vaimuande on minu kaudu voolamas. Ja see on see, mis tema praktika oli ja tegelikult natuke me täna vaatame seda veel rohkem ja me näeme seda, kuidas see täpselt samamoodi. Stefanos oli täis püha vaimu ja suured tunnustähed ja imed sündisid. Ehk siis, kuidas saab inimene täis püha vaimu? Kui ta räägib võõrastes keeltes. Sama posttegude situatsioon ka. Nad said täis püha vaimu ja rääkisid võõrastes keeltes. Ja me näeme, nad lähevad kohe välja ja Peetrusel on üleloomulikult üks sõnum ja 3000 saavad kohe päästetud. Miks pärast? Sest et see vägi, mis oli neid täitnud, see oli ka välja valatud nende kaudu ja ihust peavad voolama elava vee jõed. Amen. Ja näeme, kuidas see hakkas juba sellest samast algkogudusest peale, see, et püha vaim täitis neid ja ta voolas nende kaudu esile. Ja see on see sama igatsus, mis Jumal on ka see, et ta tahab sind täita oma vaimuga, tahab sind kasta oma vaimuga. Ja see ei ole ainult sõltuses sellest, et keegi peab sulle käsi peale panema. See on ka sõltuses sellest, et sina võid saada täis. Saage täis vaimu rääkides isekeskis, sinna me jõuame ka natukese pärast, aga just seesama, et rääkides ja nad saavad siin täis püha vaimu ja tohutu, võiks olla täiesti arvestatav suur hulk inimesi saab päästetud. Miks pärast, sest et see püha vaim on tegutsemas nende kaudu. Amen. Nüüd lähme vaatame posttegude 4.31. Tegelikult 23. 31 on see viimane fraas siin. 23. salmis Peetrus ja Johannes tulevad siis omade juurde, ütleb, ja kui nad olid vabaks saanud, tulid nad omade juurde ja kuulutasid, mis ülempreestrid ja vanemad neil olid öelnud. Aga kui nad seda kuulsid, tõstsid nad ühel meelel häält Jumala poole ja ütlesid, issand, sina oled see Jumal, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja kõik, mis nende sees on, kes oled püha vaimu läbi oma sulase Taaveti suu kaudu öelnud, miks paganad möllavad ja rahvad mõtlevad tühja. Ilma oma kuningad on kokku astunud ja ülemad on kogunenud ühte issanda vastu ning tema võitu vastu. Sest tõepoolest on selles linnas sinu püha sulase Jeesuse vastu, kelle sa oled võidnud kogunud ühte paganate ja Iisraeli rahvaga Herodes ja Pontius Pilatus, et teha seda, mis sinu käsi ja nõu oli enne määranud, et see pidi sündima. Ja nüüd vaata, issand, nende ähvardamistele ja anna oma sulastele kõige julgusega rääkida sinu sõna. Oma kätt sirutades selleks, et terveks saamiseg ning tunnustähed ja imed sünniksid sinu püha sulase Jeesuse nime läbi. Vaata, mis nad paluvad siin lõpus just eriti. Esitatakse, ta ütleb, et imed teeb kõige julgusega kuulutada sinu sõna, 29 salm lõpp ütleb. Amen. Ja siis oma kätt sirutades selleks, et terveks saamised ning tunnustähed ja imed sünniksid sinu püha sulase Jeesuse nime läbi. Mis asi on Jumala käsi? See on Jumala võidmine. Paluvad, Jumal siruta välja oma võidmise käsi, kui sa tahad nii ka öelda. Ja nüüd, mida tee sellega, et terveks saamised tunnustähed ja imed sünniksid sinu püha sulase Jeesuse nime läbi. Ja siis ütleb, ja kui nad olid palvetanud, kõik kus nad koos olid ning nad kõik said täis püha vaimu ja rääkisid Jumala sõna julgesti. Nüüd see sama seltskond, me ei tea, kas täpi pealt sama, aga mingi arvestatav osa nendest olid ka nelipühipäeval seal samas kohal.
Sest et see 120 oli kindlasti nende seast ja nüüd ka need uued, kes olid päästetud saanud, oli nendega liitunud, aga nüüd selle grupist mingi osa oli seal siis ka olnud. Ja mis juhtus nendega nelipühipäeval? Nad said täis püha vaimu. Mis juhtub nendega siin? Nad saavad täis püha vaimu. Järelikult ei ole ainult üks täitumine püha vaimuga. Ei ole ainult üks kogemus, ma kunagi palvetasin võõrastes keeltes ja see on päris huvitav asi oli. Ei, Jumal tahab sind täituma vaimuga veelgi kord. Amen. Siin lausa rappus see hoone või ruum, aga huvitav on see, et ta ei rappunud niimoodi, et see puruks oleks läinud või katki oleks läinud või inimesed oleks alla jäänud. See oli huvitav maavärin või värin, mis iganes siis oli. Aga Igor ütleb, et kõikus paik. Jumala ligiolu tuli nii võimsalt kohale. Nüüd vaatame veel paari asja. Lähme Apostlite 10. peatükki. Ja siin Peetrus on jutlustamas Korneliuse juures. Ja kui on jutlustamas Apostlite 10:44, tähendab ütlesin, või nüüd ütleme vähemalt. Apostlite 10:44. Ja kui Peetrus neid sõnu alles rääkis, langes püha vaim kõikide peale, kes seda sõna kuulsid. Ja seal on nüüd üks grupp, ta nimetab siis neid paganateks, ehk siis kes ei olnud juudid, ja siis olid need, kes olid neiga kaasas ka, siis Peetrusega, kes olid siis ka juudid ja kes olid juba päästetud, aga ütleb, et nende kõikide peale langeb püha vaim. Ja usklikud ümberlõigatute hulgast, nii palju kui neid ühes Peetrusega oli tulnud, ehmusid, et püha vaimu and valati ka paganate peale. Sest nad kuulsid neid võõraid keeli rääkivat ja Jumalat väga ülistavat. Siis Peetrus ütles, kas keegi võib vett keelata, et ei ristitaks neid, kes on saanud püha vaimu nõnda nagu meiegi. Nüüd millal ta viitab, mis nõnda nagu meiegi? Nelipühipäeval nad said täis püha vaimu ja rääkisid võõraid keeli. Nad kuulevad neid võõraid keeli rääkimas, nad järeldavad, et ka nemad on saanud püha vaimu täis. Amen. Nad on ehitud saanud väega kõrgest. Järelikult neid peaks ka ristima, ilmselgelt, sest nad on saanud päästetud. See mõni ütleb, aga see järjekord nagu oleks valepidi, et nagu neile jutlustatakse, siis nad saavad püha vaimu ristitud ja siis nad saavad alles vette kastmisega ristitud ja patuse palvet ei lugenudki. Nad olid juba uskunud seda oma südames. Amen. Ja nende südame hoiak oli, see räägib ühest asjast veel. Kui sa vaatad kogu seda seltskonda ja ütleme Korneliust, siis tema igatsuse, tema õiged hoiakud lõid selle keskkonna, et sellist tüüpi asjad said toimuda. Ta oli üks mees, kes oli tõesti Jumala kartlik ja lõi selle keskkonna, et Jumal saaks asju teha. Sellepärast on tegelikult üks ala, see on eraldi teema, ka Jumala austamine ja Jumala kartus väga oluline selleks, et Jumal saaks ka meie seas liikuda. Amen. Ja see on väga oluline see, et sinul on õiged südamehoiakud ja igatsuse janudest Jumala järgi ja sellisel kombel Jumal tuleb ja teeb asju. Ja ei tee asju vahest võib-olla nii-öelda meie loogiliste standardite järgi, aga nad said täis püha vaimu. Ja nad rääkisid võõraid keeli. Näeme jällegi, mis asi siin toimub. Kas see on oluline piiblis? Ilmselgelt, kui sest nii palju juttu on aposteltegudest, siis järelikult see on oluline. Amen. Nüüd vaatame korra mõningaid situatsioone, kus inimesed, kes on täis püha vaimu, nende kaudu hakkavad mingid imed toimuma ja mismoodi nad tegutsevad ja käituvad. Ja vaatame korra, meil jäi Stefanusest enne korra jutt pooleli. Apostel 7:54 räägib ka temast. Et see on pärast seda, kui ta on olnud selles abilise ametis mingi aja ja teinud suuri tunnustähti ja imesid. Ja jällegi ei ole juttu sellest, et ta oleks evangelist või tema oleks jutlustaja olnud, aga Apostel 7:34 ütleb niimoodi. Ta on siis rääkimas neile, põhimõtteliselt evangeeliumi kuulutamas neile, siis suuremas osas vist juutidele. Aga kui nad seda kuulsid, lõikas see neil südamesse ja nad kiristasid hambaid ta peale. Nüüd, kas sa märkad, see on Apostlite 7:54, on vist õige või? Jah. Kiristasid hambaid tema peale. Nüüd sinu sõnum tekitab vahest, mitte tekitab, ta tekitab alati inimestes mingeid reaktsioone.
ja mõnes inimeses väga negatiivseid reaktsioone. Lausa paneb hambaid kiristama. See pidi olema niivõrd arvestatav, et see pidi ma kuulda lausa. Saad aru, mida see väljendab tegelikult seda, et inimesed on maru vihased. Ja nad ei taha seda evangeeliumit, nad ei taha seda sõnumit kuulda. Nüüd, ja mis ta ütleb 55 salmis nüüd? Tema aga, mida? Täis püha vaimu. Nüüd, kus ta oli saanud selle? Meil andis Efesuse kiri tegelikult selle kohta vastuse. Saage täis vaimu rääkides isekeskis psalmide ja kiituse viisidega. Amen. Ja samas Piibel räägib sellest, ka palvetage pühas vaimus võõrastes keeltes rääkides. See on see, ta oli sellisel viisil saanud täis vaimu ja nüüd ta oli jällegi taas täis vaimu. Nüüd mõni ütleb, et nagu kunagi ma sain, ma peaks ikka olema või siiamaani täis. Nüüd see on üks teema, et nagu öeldakse, see ei ole automaatne. Sul on vaja järjepidevalt olla täitumas. Uus päev hakkab tulla Jumala ligiollu ja saada täis vaimu. Amen, saada täis vaimu. Ja temaga täis vaimu, täis püha vaimu vaatas üksisilmi taeva poole ja nägi Jumala auhiilgust ning Jeesust seisvat Jumala paremal poolel. Nüüd, mis toimub? Me näeme siin huvitavat seost. Stefanos on täis vaimu ja nüüd ta näeb midagi. Nüüd, kui sa oled natukene süvenenud Piiblis, siis selle tegemist on vaimude eristamisanniga. Nii keeruline see asi on. Nüüd, mis see tähendab? Vaimude eristamine, see and tegelikult räägib sellest, kus nähakse, nagu öeldakse, siis neid, kes on põhimõtteliselt vaimsed olendid, kui tahad niimoodi nimetada siis. See ei tähenda tingimata kurjade vaimude nägemist. Ta ütleb, et ta nägi siis Jumala auhiilgust ja Jeesust. See on vaimude eristamise anni kaudu nähtud. Jumala avas tema silmad nägema vaimu maailma teatud asju, mis Jumal otsustas näidata. Nüüd, miks see toimus? Sellepärast, et ta oli täis vaimu. Täis vaimu olemine paneb sind positsiooni, et sa võid tegutseda või nii-öelda Jumal võib kasutada sind erinevates vaimuandides. Vahest mõni inimene ütleb, et Piiblis on inglitest ja igastust asjadest räägitud ja nägemustest ja asjadest. Minul pole ühtegi neid asju olnud ja juhtunud. Nüüd, üks asi on, ära hakka paluma, et ma tahan inglit näha. Ära hakka paluma, Jumal näita mulle nägemust. See ei ole viis, kuidas need asjad hakkavad toimuma, vaid mida? Saa täis vaimu. Saa täis vaimu ja ole valmis, et Jumal võib midagi teha. Aga tema on see, kes otsustab, millal ja mis viisil seda teeb. Amen. Aga ära otsi, nagu öeldakse, kogemusi, vaid mida? Otsi Jumala ligiolu, austa teda, räägi võõrastes keeltes, saa täis vaimu ja sa oled palju rohkem tundlikum ja teadlikum sellest, mis Jumal tahab teha, mis ta tahab öelda, mis moodi tahab tegutseda. Amen. Ja Stefanos, olles selles kõmas, ja kogu aeg me näeme tema kohta, öeldakse, pannakse abilisametisse, ta oli täis vaimu. Nüüd ta on abilisametis tegutsemas, teeb suuri tunnustähti, imesid, ta on täis väge. Ehk siis võime öelda ka jällegi täis vaimu. Siin, nagu öeldakse, ta on jutlustamas, ta on täis vaimu. Me näeme, see mees on kogu aeg täis vaimu. Ta on täis vaimu. Ta on täis vaimu. Ta on täis vaimu. Ja Jumal tahab, et sina oleksid ka täis vaimu. Amen. Ja siis ta ütleb 56 salmis ja ütles, ennäe, ma näen taevad lahti olevat ja inimese poja seisvat Jumala paremal poolel. Siis nad karjusid suure häälega ning pidasid oma kõrvad kinni ja kargasid kõik ühel meelel tema kallale. Me näeme, need Jumala asjad ajasid neid nii maru vihaseks. Ja siis, kui ta edasi, vaata, mis ta ütleb, 58, need lükkasid ta linnast välja ja viiskasid teda kividega. Ja tunnistajad panid oma riided maha ühe noore mehe jalgade ette, kelle nimi oli Saulus. Ja nad viskasid Stefanost kividega, kuna tema palus Jumalat ja ütles, issand Jeesus, võta mu vaim vastu. Ja ta heitis põlvili ning hüüdis suure häälega, issand, ära arva seda pattu neile süüks ja kui ta seda oli öelnud, uinusta. Nüüd, me näeme siin mitmeid õigeid hoiakuid selle mehe elus. Üks oli see, et ta oli täis vaimu. Nüüd samas kohas, kus temale tehti
Meil on isegi raske lihtsalt öelda, et tehti midagi halba. Ta visati sõna otseses mõttes kividega surnuks. Mida ta palub? Isa, ära loe seda pattu neile süüks. Me näeme, kuidas ta annab andeks ka isegi selles situatsioonis. Nüüd see räägib millestki teisest, see on see, et ta on inimene, kes on käimas armastuses ja andestuses. Ja samas ta on teise külje pealt. Me näeme siin just sedama külge, kus vahest nimetame neid sükesteks tugevateks, vaimseteks, headest omadusteks, et inimene on, kes käib armastuses ja kes annab andeks. Ja see on väga oluline. Ja teise külje pealt oli ka see sama püha vaimu töö, ehk siis see, et ta oli täis vaimu. Ja need 2 elementi olid tema elus. Ja ta läheb küll suhteliselt lühikese eluga väga kiiresti taevasse, aga ma usun, et ta täitis oma kutse. Miks pärast? Sest ta oli täis vaimu. Amen. Ja ma usun, et Jumalal on tema jaoks taevas tasu. Amen. Amen. Kiitus Jumalale. Miks? Sest et ta oli täis vaimu. Amen. Ta oli täis vaimu. Kiitus Jumalale. Nii, lähme edasi. Apostlite 13. peatükki. Ma vaatan mõningaid kirjakohti, kus meil on see sama väljend täis vaimu sees. Apostlite 13.6 ütleb, aga kui nad olid saare läbi käinud mis iganes nimed need on, Pafosest saadik, kohtasid nad üht juudi nõida ja valeprohvetit Bar Jeesus nimi. See oli maavalitseja Sergius Pauluse juures, kes oli mõistlik mees. Tema kutsus Barnabase ja Sauluse enese juurde ja püüdis kuulda Jumala sõna. Aga neile pani vastu Elüümas nõid, sest seda tähendab tema nimi tõlkes. Püüdes maavalitsejat ära pöörata usust. Kuid Saulus, keda hüütakse ka Pauluseks, pane nüüd tähele, täis püha vaimu. Vaatas teravasti talle otsa ning ütles, oh sind, kes oled täis kõike kavalust ja kõike tigedust, sa kuradi laps, sa kõige õiguse vaenlane, kas sa ei lakka kõverdamast issanda sirgeid teid ja nüüd vaata, issanda käsi tuleb sinu peale ja sa jääd pimedaks ega näe päikest tükil ajal. Ja seda maid langes ta peale sõgedus ning pimedus ja ta käis ümber ja otsis talutajaid. Kui maavalitseja nägi, mis sündis, uskus ta ja ehmus üliväga issanda õpetusest. Nüüd, mis siin tegelikult toimub? Paulus on mida täis või keda täis? Püha vaimu. Ja tegutseb vaimuand, mida siis võiks nimetada siis usuanniks. Et ta kuulutab üleloomulikult midagi välja, mis on üle tavalise inimese usu ja Jumal sekkub ja mõistab kohut selle läbi, tema välja öeldud sõnade läbi. Miks see toimus? Siin ei öeldud, et Paulusel oli paha tuju ja ta oli kõrini sellest nõiast ja siis ta ütles, et kuule, tulgu sulle tuld taevast. Ei, see ei olnud niimoodi. Vaid ta oli täis püha vaimu ja nüüd täis olles püha vaimu, see vaimu ainult tegutses ja Jumal mõistis kohut selles situatsioonis. Nüüd see on jällegi näide sellest, et mismoodi toimuvad tunnustähed imed, mismoodi vaimu ainult tegutsevad, kui me oleme täis püha vaimu. Amen. Läheme nüüd tagasi Efesoste kirja 5. peatükki. Mul jäi see pooleli, ma tean, see oli meelega. Efesostele 5 me jõudsime sellest kohast juba jõudsime edasi, kus viinast ennast purju ei tohiks juua, eks ju, oli nii. Ma tean, mõnede inimeste jaoks on see hirmus terav kirjakoht ja nad tegelikult lasevad silmist mööda selle olulise, mis siin kirjas on. See on see, et saage täis vaimu. Saage täis vaimu. Saage täis vaimu. Mismoodi ta ütleb nüüd? Ta annab sulle siin juhised. Räägib siis Efesose kogudusele, kes oli juba saanud varem täis vaimu. Järelikult ta räägib seda ka meile ja isegi kui sina oled saanud täis vaimu, siis Jumal tahab, et sa võiksid uuesti olla täitumas. Ja siis ta ütleb niimoodi, ma lähen siis 19. salmi. Ehk siis, tegelikult ma loen ilusti korralikult täis lausa. 18. Ärge joovastuge viinast või siis venist, kus tuleb õnnetu elu, vaid saage täis vaimu. Rääkides ise keskis,
Nüüd see väljend isekeskis viitab ka omavahel. Või siis ka meil ühes kohas on rääkides üks teisele ja teises kohas on üks kirjakoht, mis räägib sellest, et ka sa omaettega räägid Jumalale neid asju. Nii et see võib olla nii ühtepidi kui teistpidi. Esiteks ta ütleb rääkides isekeskis psalmide. Nüüd, kui sa oled märganud, siis meie just internetipiibli variandis on ka hakanud see ilmub välja, et sageli nimetatakse mitte laulude raamatuks neid laule, vaid nimetatakse psalmide raamatuteks. Ja nüüd see ei ole mitte paha selles mõttes, ta võib olla natuke vanaaegsem oma olemuselt, aga põhimõtteliselt see sama laulude raamat koosnebki psalmidest, mis Taavet vana lepingu ajal, olles Jumala ligiolus, kõik ei ole küll tema kirjutatud, aga ütleme suurem osa nendest, sai Jumala käest ja ta sageli laulis need asjad välja. Need olid psalmid. Võib-olla mõningad tuntumad näiteks. 23. laul. Jehova on mu karjane. Mul pole millestki puudust. Haljale aasele paneb ta mind lebama. Hingamisveele ta saadab mind. Kus ta sai selle? Ta oli Jumala ligiolus ja võib-olla ta olid lambad ka selle ümber, aga ta sai inspiratsiooni, ta hakkas rääkima neid asju või laulma neid asju välja. Ja nüüd vanas lepingus oli natuke see teistmoodi, püha vaim, nagu öeldakse, tuli, ütleme, teatud inimeste üle ja püha vaim ei elanud kellegi inimeste sees veel, aga uues lepingus püha vaim elab sinu sees. Ja ta tahab sind samamoodi inspireerida, et ka sina võid rääkida psalmides. Ja mõni võiks mõelda, et no kuule, ma ei ole laulja ja ma ei ole ülistuses osa ja mina ei laula, ma parem ei võtaks mikrofoni kätte. Ega sa ei peagi mikrofoni kätte võtma. Sest et see oli kirjutatud Ehvesusele, kogudusele ja kogudusele. Ütles kõigile, et te peaksite saama täis vaimu ja rääkima psalmide ja kiituse viisidega. Nüüd, kuidas see hakkab? See hakkab ju sageli sellest peale, kus sa teed seda just üksi olles. Nüüd, kuidas see hakkab peale? Kui Jumal ütleb midagi, et me peaksime tegema, siis ta on andnud meile selleks ka potentsiaali ja selleks ka võimekuse. Nüüd, üks lihtne skeem, kui sa oled saanud püha vaimuga ristitud ja seal apostlitegude teises peatükis ta ütleb ka, kõigepealt püha vaim langes nende peale ja siis ütleb, ja nemad hakkasid rääkima võõraid keeli või teisi keeli, nii nagu püha vaim andis neile rääkida. Nüüd see on viis, kuidas Jumal tegutseb väga paljudes kontekstides meiega. Püha vaim tuleb sinu üle ja kui ta ütleb ka, et sa võiksid rääkida psalmidega, siis püha vaim on sinu üle juba olemas. Nii, teine asi on see, ta on tulnud, siis ta ütleb, ja nad hakkasid. Siis sina alustad. Ja mis teeb? Ja Jumala vaim annab. Sa küsid, mis sa tahad mulle profeteerimist õpetada. Nüüd see ei ole päris profeteerimine. Ta on väga sarnase oma olemuselt, aga Jumal tahab, et sa hakkaksid selleks peale. Küsid, et aga lihtsalt lähedki Jumala ette ja hakkad rääkima neid asju välja, mis sinu südamest esile tulevad. Sa küsid, mismoodi siis toimub? Nüüd näiteks ka praegu mina, nagu öeldakse, ma ei tea, nagu öeldakse kohe, mida ma peaksin alati ütlema või rääkima, aga ma võin tulla Jumala ette ja hakata ka samamoodi psalmides rääkima. Ja sa küsid, kuidas sa seda õppinud oled, ka isiklikus ajas, kus ma lihtsalt olen Jumala ees, sest piibli kirja kohta ütleb, et me võiksime rääkida psalmide ja kiitusviisidega. Ja selleks ei pea olema eraldi mingi psalmist või sellised erinevad nimetused vahest kasutavad. See on kõigile kristlastele. Amen. Su rahu mind täidab. Selles rahus ma käin ja kõnnin, sest sinu oled kinkinud mulle oma rahu, andnud selle mulle, pärandanud selle mulle. Ja selles rahus ma võin teada, et sina oled minu allikas, sina oled minu rõõmu ja rahu allikas. Ei karda ma homse pärast, ei karda ma tuleviku pärast, ei karda ma selle pärast, mis on ees. Sest ma tean, et kurjad päevad on ümber ühes kohas ja teises ja sõjad ja erinevad probleemid need saavad olema, aga minu auhiilgus on see, mis hingab sinu üle ja minu tahe on see, mis saab teostatud. Seepärast ära karda ja ära kõhkle ja ole hirmus ja tuleviku suhtes ja asjade suhtes, mis hakkavad juhtuma. Seepärast tea, et minu auhiilgus on see, mis on su üle. Rahu ma jätan sulle, rahu ma annan sulle. Kiitus Jumalale. Halleluuja. Nüüd see oli väga huvitav, mis vahest sinuga juhtuda. Sa hakkad psalmides rääkima, hakkasin psalmides rääkima ja see läks prohvetlikuks kõneks üle lausa. Mingil hetkel, nagu öeldakse, Jumal suunab selle asja. Nüüd see võib olla ka sellisel kujul, kus
Lihtsalt sa räägid teatud tõdesid välja, mis sul on südames. Ja sageli Jumal võtab ka selle varustuse, mis sa oled pannud enda sisse. Piibel ütleb, püha vaim tuletab sulle meelde asju, mis sa oled nii-öelda Jumala sõnast kuulnud, mida Jeesus on rääkinud. Piibel ütleb seda. Mida Jeesus on rääkinud. Kui sa piiblit loeb, siis Jeesus räägib sinuga. Amen. Kui sa piiblit uurid ja süvened, Jeesus räägib sinuga. Sa oled uus loodu ja vana on möödunud. Kõik vanad asjad on jäänud sinna paika ja jäta need maha ja hülga need. Ja mine seda teed, mis ma olen sulle andnud. Käi seda rada, mis sa pead käima. Sest mina olen sulle sind teinud tugevaks ja kindlaks. Ära hoia kinni mineviku mälestustest, ära hoia kinni ahastusest, ära hoia kinni läbi kukkumistest, ära vaata selle peale, mis eile on juhtunud ja kus ebaõnnestusid ja kus läbi kukkusid, vaid vaata selle peale, mis ma olen sinu jaoks valmis pannud. Haara kinni tulevikust, haara kinni sellest taevasest hinnast ja sellest võiduhinnast, mis ma olen sinu ette pannud ja seepärast ma olen sinu jaoks pannud valmis head asjad, õnnistuse ja soosingu. Seepärast võid rahus minna ja käia seda teed, mitte enam mäletades seda, mis on kunagi juhtunud, kus sa oled ebaõnnestunud, kus sa oled läbi kukkunud. Sest patt ei ole see, mis mina sulle meelde tuletan, kui sina oled sellest pöördunud, vaid mina tuletan sulle meelde seda, et mina olen sulle ligi. Mina olen su kõrval, sind olen puhtaks pestnud, sind õigeks mõistnud ja sind pühitsenud. Seepärast käi minu läheduses, käi rahus ja käi rõõmus. Kiitus Jumalale. Halleluuja, halleluuja. Tänu Jumalale. Nüüd see jällegi oli tegelikult otsaga jooksis prohvetliku kõnesse. Aga nüüd see on seesama, et sa hakkad rääkima asju välja, mis su südames on keelemas. Ja sa võid minna Jumala ette ja nüüd see ei pruugi sinul kohe kõik hakata voolama kohe soravalt. Aga lähed lihtsalt Jumala ette ja hakkad rääkima neid asju. Aga äkki ma räägin millegi valesti. Räägi seda, mis Jumala sõnast sulle esile tuleb. Amen. Ja see hakkab sinust aina rohkem ja rohkem voolama. Ja samas, mis veel juhtub selle käigus, Jumala vaim täidab sind. Näiteks seesama, kui ma siin olen praegu seda teinud, Jumala ligiolu on tulnud siia kohale. Amen. Mis ta edasi ütles? Rääkis isekeskis psalmile. Nüüd teine asi on, ta ütleb kiituse viisidega ja vaimulike lauludega. Nüüd ta ei räägi ainult koosolekust siin. Ta räägib ka sellest, kus sa ise isiklikus ajas oled Jumala ees. Nüüd kiituse viisid me võivad tulla ka võõrastes keeltes. Me oleme rääkinud sellest ka, et me võime võõrastes keeltes laulda Jumalale. Kui sa vaatad, siin on üks tagapool veel üks, toome selle võõraste keelte osa veel siia juurde veel isegi. Ta ütleb, lauldes ja mängides kannelt issandale oma südames. Ma loen sulle laindud tõlke 19. salmis tagumise otsa. Kiites häälega ja pillidega mind mängides kogu südames meloodiat issandale. Või kogu südamest meloodiat issandale. Või nagu siis meil eesti keeles on see, et on kannel lausa, eks ju. Nüüd tegelikult sinu südames on üks kannel, kui sul meeldib nii. Või tegelikult, ja Jumal laseb tulla teatud meloodiatel sinu südamest esile. Nüüd, need, kes on muusikaga kokku puutunud, võivad nagu öeldakse selle juures ka nii-öelda abiks olla, aga see ei ole muusika ainult, mis seda kannab. Nüüd, iga laul koosneb mis asjast? Meloodiast ja ütleme siis ka tekstist. Ja seal on ka rütm sellel asjal, eks ju. Nüüd, kui see meloodia sinust esile tuleb, siis on järelikult ongi teatud noodid ja selle meloodia hakkab järjest voolama. Nüüd teine asi on see, et sina paned sellele juurde ka rütmi ja kui me räägime võõrastes keeltes, me võime laulda võõrastes keeltes ja lasta tulla sellele juurde ka ühe taevase meloodia. Ma tahan natuke selle asja sinule ka praktilisemaks teha. Teeme seda niimoodi, tõuseme üles kõik. Ma usun, et kuna ma vaatan üle saali, niimoodi on kõik peaks olema pühavaimuga ristitud, kõik, mis sa tean siin. Ja sa võid võõrastes keeltes ja nüüd järgi oma südant, püha vaim juhatab sind sinu südame kaudu. Ja lase tulla esiteks üks meloodia. Mis see siis on? See võib olla üks noot või nootide rida. Kui me lihtsalt laulame, kui sellel ei ole teksti, siis see võib olla mingi mis iganes. Nüüd selle asemel, et see võiks olla pane sellele võõrad keeled juurde.
Ära lihtsalt räägi võõrastes keeltes, vaid laula välja see meloodia, mis tuleb sinu südamest. Ja mismoodi sa teed seda? Usus. Ilma nii-öelda omamata mingisugust spetsiaalseid oskusi ja teed seda julgelt. Lihtsalt laulad Jumalale ja lased tulla ka selle meloodia. Ja huvitav on see, kuidas Jumal nüüd, kui me seda koos teeme, paneb selle kõik kokku kõlama. Kas Sander tuleks isegi süntesaatori taha, et meil oleks natuke lihtsam. Pane see süntesaator ka peale. Panen tema mikrofon ka igaks juhuks sisse. Halleluja. No, mingi. Tehnilised asjad vajavad ka alati sättimist. Võid võtta küll need monitorid. Et meil mingi pilt on seal olemas. Nüüd mina ei tea muusikalistest tuuridest ja asjadest midagi. Ma usun, et sa valid ühe mingi hea helistiku. Lihtsalt spontaanselt seda mängida. Kiitus Jumalale. Halleluja. Isa, ma tänan sind, et me võime teha seda, mis su sõna õpetab. Ja igaüks võib tõesti tuua esile selle meloodia oma südamest. Selle meloodia, mis on sulle ülistuseks, sulle kiituseks. Nüüd sa lihtsalt hakka võõrastes keeltes minuga koos laulma ja lastes tulla just sellele meloodia, mis on sinu südames. See ei ole see sama võib-olla, mis on minu südames. Aga need kõik kõlavad kokku. Amen. Kiitus su Isa. Ane fore fatri vedereste, simo quale reteni frodia, simo qual rete testeve quastere pa, o creviderteni e creativa quali prande. Somine tredere tobre verte, sino qual trede metalli qua, rindere quatre vite. Julgelt, kõvahäälselt võid seda teha. Ongere tostese krabitomi kallestele protrenia, angere tivo garte vareste, same krövia tredere todereste, sangere tua krele trevidoste, sami quarte vertenia e procerte vrieltevre, apredere stode creniabre, allere stykro altenider tenia credere, astese crovi artenia pre, laprine de crevia credesto, simo quarde tredi arteniste, aprelider kenistere topoa, apregi artenister apeltoa, rendor te via preniar te deresto, sapre vitagri artavre poa, sandere tykroli dedortenie. Halleluja. Nüüd jälgi ühte asja. Vaata vahel meil on mingisugused harjumuslikud asjad, mismoodi me seda toome esile. Meil on võib-olla üks ja sarnane viis või üks ja sarnane mis iganes kõla selle asjal. Lase tulla sellele esile, mis Jumala vaim sulle annab. Ära mine nagu oma mingisse rutiini selle asjaga. Mingisugused harjumused vahest meil on siis kujunenud. Me oleme harjunud, see on lihtne, mugav. Me laulame just sellisel viisil selle välja. Lase tulla sellele, mis püha vaim annab. Sinu südames on üks kannel. Võta sellest kandlest kinni ja sa oskad seda mängida. Halleluja. Mis kõige selle juures toimub, kui sa juba praegu võid seda kogeda, Jumala ligiolu täidab sind praegu. See on see sama, küsid, milleks see kõik hea on. See ei ole ainult see kogemus. Tunnustähed, imed, vaimuannid, tervenemised, kõik need asjad hakkavad sellest välja voolama sageli. Ja samas sa saad täis vaimu. Sa saad täis vaimu. See on nüüd üks osa sellest. Aga see on see sama, mis hakkab tulema esile. Halleluja. Teeme uuesti seda, aga ära meelega mine sellesse rutiini, mis sa oled võib-olla tavaliselt harjunud. Vaid lase tulla just sellel meloodial, sellisel viisil või sellises võib-olla isegi rütmistikus me osalt anname sulle ette siin, aga halleluja. Kiitus su Isa. Sande brane krösina fintre, sande brane stasi kremia, sandre kivetröse fa, sikre fole presenoa, ringe
Folidere tuande crideste facrem morte nu altra. Simicrenile trysia kapaqualri pondege ja teia fanterek. Kamberek jo di agertyni ingerettöni ake pokerta. Sape krönito krolite prostenia krita. Raave gyrtania prastese kramita gertenda. Sakareto korretele pondere takre. Sakaropoli kendere toprekoateke prateke stave. Ape kröviate stagertön akere tobe. Sakrevitagere tösina pra. Sambe kröviate kyvarite apreni ambe. Ambe krövia. Sakrevi ambe troviam sapredön. Kas sa märkad, siin on ka sees kiituse viisid. See on seesama, kus Jumala vaim tuleb siin üle ja ta laseb laulda sul välja ka sageli uue laulu, mida sa varem ei ole õppinud. Nüüd sa ütled, et see on muusikute jaoks. Mitte tingimata. Mitte tingimata. Kui sa ei ole isegi võib-olla tugev, nagu öeldakse selles laulmises, kas sa märkad, sa ütles ka rääkides. Vahest sa võid rääkida selle laulu välja. Rääkida selle laulu välja. Kiitus sulle. Sulle, kes sa oled kuningate kuningas. Sulle, kes sa oled isandate issand. Kiitus sulle, kes sa oled loonud taeva ja maa. Kiitus sulle ja tänu sulle, kes sa oled hea ja kes sa oled helde. Kiitus sulle, kiitus ja austus sulle, sest sinu ligiolu on see, mis täidab mind. Kiitus ja tänu sulle, sest sina oled hea ja helde ja armuline. Kiitus, sest sina oled Jumal, kes täidab minu vajadused rohkesti. Kiitus sulle, sest sinu läheduses on täiuslik rõõm. Kiitus ja tänu sulle, sest mulle puudu miskit head sinu ligiolus ja sinu läheduses. Kiitus sulle. Mõni ütleb, et aga kas see lihtsalt ei ole palve? Ei, seal on üks element, mis tuleb juurde, kus Jumal üleloomulikult hakkab inspireerima ka sinu palvet. Jumal tahab, et me teeksime sageli palju rohkem asju vaimust õhutatuna, juhituna, mitte ainult lihtsalt mõistuse tasemel. Vahest inimesed on harjunud mingisugusel kombel tegutsema ja käituma, kui püha vaimu ligiolu on kohal. Lase Jumala vaimul ennast juhtida. Rääkides isekeskis. Kas sa märkad, see esimene fraas oli just rääkides isekeskis, psalmide ja kiituse viiside ja vaimuliku lauldaga. Ja nüüd ta ütleb lauldes ja mängides kannelt issandale oma südames. Kõige eest elada tänades Jumalat ja isa meie issanda Jeesuse Kristuse nimel. Kas sa märkad ka, üks tänu on see, mis voolab sinust välja ja see täidab siin pühavaimu ligioluga. Tänu. Sa võid ka ise lihtsalt mõelda, mis Jumal on sulle head teinud. Kiitus Jumal. Väga palju asju on. Kas on mõni inimene, kelle Jumal on millegi terveks teinud? Kindlasti on. Mingisugusest suuremast ja väiksemast haigusest. Sul on põhjus seda tänada. Mul tuleb sellega meelde üks asi, mis Nancy Dufresne on rääkinud. Tema ise ei olnud selles koguduses, aga keegi teine oli ühes koguduses kõnelemiseks ütlustaja. Ja ta märkas huvitavat asja, kui ta ütlustas ja rääkis Jeesusest kui tervendajast. Seal samas koha peal üks naisterahvas lihtsalt vaikselt, mitte ilmselt tähelepanu tõmmates, lihtsalt tõusis üles ja tõstis oma käed taeva poole ja tänas Jumalalt. Ja kui ta järgmisel korral jälle rääkis Jeesusest kui tervendajast, jälle see naisterahvas tõusis üles ja tänas Jumalat. Vaikselt ei seganud koosolekut kuidagi vahele, aga lihtsalt väljendas oma tänulikkust Jumalale selle juures. Ja ta küsiti, et miks sa teed niimoodi, mis põhjused sa teed? Mitmed aastad tagasi ma olin vähis haige ja Jumal tervendas mind ja ma tulin sellest välja võidukalt. Miks ma ei peaks tänama Jeesust kui oma tervendajat, kui teda meelde tuletakse? Amen. Miks mitte? Ma ei ütle, et seda täpselt nii pead tegema, aga sa räägib just sellest samast tänulikkusest. Vahest inimesed on niivõrd nagu ükskõiksed nende asjade suhtes, mis nendel on või mis Jumal on teinud. Nemad tänasid aposttegudes elu ja hinge õhu eest. Amen. Vahest inimesed unustavad selle ära, et nagu öeldakse, see õhk sinu ümber ei ole lihtsalt iseenesest mõistetav. Jumal on selle andnud sulle.
kui palju enam sa peaks kõige muu eest tänama, mis ta sulle on teinud. Amen. Inimeste eest, lähedaste eest, koguduse eest. Amen. Tervise eest, varustuse eest. Mida iganes Jumal sulle on andnud. Ühest tänu. Halleluuja. Lihtsalt täna spontaanselt väga paljud erinevad asjadest, mis ta on andnud. Kõige parem on, kui need on ka konkreetsed asjad, mis Jumal on sulle teinud. Mis ta on sulle andnud, mis moodi ta sind on lahendanud sinu probleemid või mis iganes. Isa, ma tänan sind. Tänu sulle, Isa, su headuse eest. Tänu sulle, Isa, et sa oled mind päästnud. Sa oled andnud mulle igavese elu. Tänu sulle, Isa, et sa oled mind uueks teinud. Sa oled mind uueks looduks teinud. Sa oled mind toonud oma kuningriiki, päästnud mind pimeduse võimusest. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa, et sina oled mind terveks teinud. Jeesus on kandnud minu haigused ja tõved. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa, et sina oled mind vabastanud. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa, sinu rahu eest, mis hingab minu üle. Tänu sulle, Isa, vabaduse eest. Kiitus sulle, Isa. Tänu sulle, Isa, rahu eest, mille sa oled andnud mulle. Mul ei ole millestki puudus, sest Jehova on mu karjane. Tänu sulle, kiitus sulle, Isa. Tänu sulle, Isa, kiitus ja ülistus sulle, Isa. Austus sulle. Tänu sulle püha vaimu eest. Tänu sulle igavese elu eest. Tänu sulle, Isa, et mina ei lähe hukatusse, vaid ma käin sinu teedel. Tänu sulle, Isa. Kiitus sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Halleluuja. Kiitus sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Kiitus sulle, Isa. Halleluuja. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Kiitus sulle, Isa. Mis toimub praegu? Püha vaim täidab sind. Püha vaim täidab sind. Ja see peaks olema midagi väga normaalset ja väga loomulikku, mis peaks sinuga toimumas olema. Pidevalt peaks sinuga toimumas olema. Seesama, kus Jumala ligiolu lihtsalt tuleb sinu üle ja jõud tõuseb sinus ülesse. Jõud tõuseb sinus ülesse. Jõud ja jõud tõuseb ka sinus ülesse. Jõud ka oma vanas heas sa võid tunda rõõmu ja tänulik olla Jumalale selle eest, mis ta on sinu jaoks valmis pannud ja veel mitmed aastad on sind ees ootamas ja mitte hädaldamise, mitte viletsuse ja mitte haiguse aastad, vaid rõõmu, rahu ja tänulikkuse aastad. Halleluuja. Kiitus sulle, Isa. Halleluuja. Kiitus sulle, Isa. Halleluuja. Kiitus sulle, Isa. Kiitus su, Isa. Halleluuja. Kiitus su, Isa. Kiitus su, Isa. Jumala tervendav vägi on siia praegu tulnud siia ruumi. Ja siin on keegi inimene, võib-olla isegi mitu, kellel on mingit laadi, ma isegi võib-olla ei näita õiget kätt, küünarnukiga mingid probleemid, see võib olla ükskõik kümbalest. Mingisugune kas liigese või küünarnuki probleemid. Tule Jumala vägi on sinu jaoks. Tule ette, kui see sinu jaoks on. Samamoodi ma alati pean seda võimalikuks, üks võib-olla mitu ka. Me kindlasti palume ka nende eest, kes on vaatamas, kuna meil on päris mitmed inimesi, kes on ka usus kinni haaramas ülekande vahendusel. Kumb see on? Halleluuja. Jeesuse nimel, Isa, ma tänan sinu vägi. Jeesuse nimel ma käsin teil valudel, probleemidel kaduda. Kõik luud, liigesed, lihased, kõik õigesse kohta ja õigesse asendisse. Isa, ma tänan sind. Jeesuse nimel. Kas sul on midagi, mis sa enne ei saanud teha või see oli valus või raske või lihtsalt siis usus tänada Jumalat. Halleluuja. Tänu Jumala, et need probleemid peavad kaduma. Isa, palun ka inimeste eest, kes on vaatamas ja kellel on mingit laadi küünarnuki probleemid. Isa, las sinu tervendav vägi tabab neid seal samas praegu, kus nad on vaatamas. Jeesuse nimel ma käsin nendel probleemidel kaduda, nendel valudel, nendel liigese probleemidel, lihase probleemidel. Jeesuse nimel. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Halleluuja. Kiitus su, Isa. Tänu sulle, Isa. Halleluuja. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Kiitus sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle sinu vaimu eest, sinu vaimu läheduse eest, sinu vaimu ligiolu eest. Austus sulle, Isa. Halleluuja. Kiitus sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Ülistus sulle, Isa. Kiitus sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Halleluuja. Kiitus sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Halleluuja. Kiitus sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Kiitus sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa.
tänu su isa. Üks asi keerleb ja ma ei kutsu välja, sest see võib-olla ei ole lihtsalt kellegi jaoks sobilik ja mugav. Aga see võib olla kas üks inimene või isegi mitu inimest või ka ülekande vahendusel. Ma ütlen väga üldiselt. Nimetame siis intiimpiirkonnas on mingid probleemid. See võib olla nii meesterahvas kui naisterahvas. Ja lihtsalt ma palun sinu eest, võta see usus vastu selles koha peal, kus sa oled. Mis iganes laadi need võivad olla probleemid, mingisugused süstid või mingid muud laadi probleemid või mis iganes. Jumala tervendav vägi on, et need asjad korda seada. Isa, ma tänan sind, et sinu ligiolu on siin paigas ja isa, ma usaldan, et iga inimene, kes vajab seda, võib selle usus vastu võtta. Ja Jeesuse nimel ma käsin nendel probleemidel kaduda, ma käsin kõigil ebanormaalsetel asjadel kaduda. Jeesuse nimel tervis, taastumine ja tervis täiesti peale ästela tallani. Ja isa, ka kogu see piirkond, isa, ma tänan, et sinu vägi seab kõik asjad korda. Tänu sulle, isa. Jeesuse nimel. Tänu sulle, isa. Tänu sulle, isa. Kiitus sulle, isa. Halleluuja. Tänu sulle, isa. Halleluuja. Halleluuja. Kiitus sulle, isa. Halleluuja. Tänu sulle, isa. Halleluuja. Kiitus sulle, isa. Sinu värskendava võidmise eest. Kiitus sulle, isa. Tänu sulle, isa. Halleluuja. Ülistus sulle, isa. Ülistus sulle, isa. Kiitus sulle, isa. Tänu sulle, isa. Sinu rahu eest. Tänu sulle, isa. Sinu ligiolu eest. Tänu sulle, isa. Tänu sulle, isa. Kiitus sulle, isa. Halleluuja. Halleluuja. Tänu sulle, isa. Halleluuja. Kiitus, isa. Kiitus, isa. Halleluuja. Jumal on hea. Tema heldus kestab igavesti.